Riha kasutamisel on andmekogul kindel õiguslik tähendus, mis tuleneb avaliku teabe seadusest ja mille põhjal on andmekogul 4 tunnust. Esiteks on andmekogu asutamise aluseks alati kas seadus või seaduse alusel välja antud õigusakt. Teiseks on andmekogu mõeldud avalike ülesannete täitmiseks ja seda haldab avalikke ülesandeid täitev asutus. Kolmandaks on tegu korrastatud andmete kogumiga ja neljandaks peab andmekogu olema alati kirjeldatud infosüsteemis, kus andmekogu andmeid töödeldakse. Kui ma olen andmekogu rihas infosüsteemina kirjeldanud, siis ei anna see veel andmekogu pidamiseks õiguslikku alust. Õiguslik alus andmekogu pidamiseks tuleneb ikkagi alati seadusest või seaduse alusel välja antud õigusaktist. Andmekogu, milleks võib olla ka dokumendiregister, on seega alati seadusest tuleneva mõistena infosüsteemi osa. Samas infosüsteem, mis on tehniline mõiste, ei ole alati andmekogu. Näiteks osad infosüsteemid on loodud mitte konkreetse andmekogu kirjeldamiseks, vaid erinevate andmekogude ehk infosüsteemide vahel andmete töötlemiseks. Üheks selliseks näiteks rihas on Terviseameti infosüsteem, mis on üleminfosüsteemiks 3 alaminfosüsteemile, mille andmeid Terviseameti infosüsteem töötleb. Terviseameti infosüsteem ei ole andmekogu, kuna selle asutamise aluseks ei ole seadus ega seaduse alusel välja antud õigusakt. Kui ma otsin rihas Terviseameti infosüsteemi ja avan selle kirjelduse, siis näen ma, milliste alaminfosüsteemide üleminfosüsteemiks Terviseameti infosüsteem on. Kui ma avan ühe alaminfosüsteemi kirjelduse, siis siin on omakorda näidatud, milline on selle üleminfosüsteem.